Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Ainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere! Oleme tagasi uue osaga ja võib-olla üks olulisemaid osasid terve selle taskuhäälingu seerias ja mitte meie külalise pärast, vaid selle teema pärast julgus olla julge. Oleme seda tegelikult ju mingit moodi käsitlenud absoluutselt igas osas. Alustades juba nendest küsimustest külalistele ja üks selle võib-olla taskuhäälingu eesmärke või missioone ongi see, et süstida inimestesse natuke rohkem julgust, küsida endalt küsimusi, vaadata otsa nendele teemadele, mida me oleme siin käsitlenud, sest need on teemad tegelikult, millega me mingit moodi kõik ju elus mingil hetkel kokku puutume. Ja teha neid julgemaid samme siis. Nii et mul on väga hea meel järjekordselt enda kõrval näha siin Dagmarit. Tere taas. Just nagu ja siis on meil hästi julge või siis vastupidi mitte hästi julge külaline, aga julgusest me hakkame rääkima koos Sander Rebasega. Tere päevast. Sulle ka aplaus. Ma just kuulasin sind alguses, mõtlesin, et okei, no pressure Sandrile, et näed meie kõige tähtsam teema. Ise ka teadsid seda. Ei, ma olin selles mõttes, ma olin valmis selleks, et selle komplimendi lihtsalt vastu võtta. Olgugi, et see tuli kuskilt õhust, aga ma võtan selle ikkagi vastu. Aga tõesti, tegelikult on see julguse teema, on selle läbiv teema ja Teie podcastis. Meie podcastis, jah. Et kõik ju teemad see julgus olla naine, julgus ägedalt vananeda, julgus elada ärevusega ja nii edasi, et kõik ju tegelikult need mingis osas nõuavad meilt selliseid julgeid samme. Aga ennem kui me läheme kohe, ma viskan 3 küsimust sulle, Sander, et siis ma tutvustan alati külalisi. Ma tegelikult juba ütlesin su nime välja, aga et kust kaudu mina teda tean, siis Sandriga me koos õppisime Viljandis aastakümneid tagasi. Issand jumal, see oli tõesti, see oli ikkagi 10 aastat tagasi, ma arvan. Ei, oota nüüd. Ikkagi rohkem kõvasti. Ikkagi rohkem. Ei. Kas me ei õppinud koos Viljandis? Ei, oota, sina olid lõpetanud ikkagi ära juba. Olin või? Või sa olid igavene üliõpilane? Ei, mina olen Margus Põldsepp. Kas sul ei olnud see, et sa olid mingi 6 aastat koolis käinud? Ei. Oota, kui vana sa oled praegu? Sa oled 57. Ei, ma arvan, et see oli ja õppisime jah. Me õppisime vist niimoodi, et mina just lõpetasin ja äkki teie kursuse alustas või midagi sellist pidi see olema. Kui vana sina oled? Mis su lemmikvärv on? Hakkame sellest pihta. Kas see ongi see podcast? Kas tee või kohvi? Tee. Kes on sinu parim sõber? Mina olen 34, ehk siis see oli umbes 10 aastat tagasi, sest et 10 aastat olen mina teatris olnud. Ehk siis võib-olla siis natuke rohkem. Mina küll Viljandis enam ei elanud. Ja siis ütleme nii, et 13 aastat tagasi, siis 13 aastat tagasi pigem. No paneme 13, jah. Paneme kirja ja kirja läks 13. Aitäh. Ühesõnaga Viljandis tõesti akadeemias mingil hetkel siis koos olime samas linnas, samas koolis. Ja no muidugi ma olen jälginud sinu tegemusi või mis jälginud see paistab välja. Mul on väga hea meel, et sa oled jõudnud sinna, kus sa oled jõudnud, Sander. Ja väga tore, et sa olid nõus tulema rääkima sellest teemast. Tegelikult me tahtsime alguses kutsuda Sandrit rääkima seksist. Ja aitäh. Aitäh. Ja ta oli nõus. Ütlen kohe ära, et ta oli nõus, et kui me ühes osas ütlesime, et väga raske oli leida meest sinna, kes oleks nõus, siis Sander tegelikult oli nõus, aga tal ei sobinud ajaliselt, sest ta olid elu olulisemad teemad. Oli väga raske leida, jah. Nagu inimest leida, ei selles mõttes rääkima oli ilmselt. Oli päriselt. Kes Robert Linna tõi? Oli teine julge mees, meil on Eestis 2 julget meest. Ei, see on jah selles mõttes huvitav teema, ma käisin nüüd alles hiljuti, ma tegin ju kunagi selle pornoteemalise monolavastuse ja siis nüüd jälle käisin mingisugusel sotsiaaldemokraatide üritusel rääkimas siis sel teemal. Kes sain aru, et see on täiesti sür, ma olen ikka veel siiamaani nagu ainus inimene justkui, kes julgeb seda tunnistada, et ta on kunagi nooruses pornoharjumusega inimene olnud. Et see on nagu lihtsalt kurb. Et see on üks teema, mida võiks kunagi äkki nagu arutada, mitte siis enam minuga muidugi. Kuule, kellega siis, kui sa oled ainuke inimene, kellel on see sõltuvus olnud? Ma olen vist ainus, jah.
kõik need miljon vaatamist. Peatükk või? Porno peatükk läheb ka sinna. Julgus mitte pornot vaatada. Või julgus vaadata. Või julgus vaadata, või rääkida pornost. Või midagi. Me mõtleme selle peale. Jube hea algus. Et ühesõnaga jaa, et tõesti oli nõus ja oli keeruline, et inimesed, vaata, tundub, et mitte ei tundu, et tegelikult ei pea ju avama oma elu igat detaili, see ei ole see point, vaid lihtsalt rääkida, mis mõtted seoses selle teemaga on, et see oli nagu minu eesmärk, aga võib-olla ka mehi natukene ehmatas see, et nad peavad hakkama rääkima oma intiimelu detaile, kuigi ma seletasin, et ei pea. No ma ei tea, aga see on tabuteema, teine teema on esimene teema on seks ja teine on raha, mis on ka, millest ei taheta rääkida. Et see on ikkagi meil ühiskonnas on sellised. Ei olen tähele pannud, küll see raha teema on tõesti naljakas, ma mäletan mingi aeg, ma kuidagi teed neid õhtujuhtimisi asju ja siis ega teatripalgad on nagu niigi väiksed, on ju. Ja siis kuidagi juhtud... Need on õudselt väiksed. No need on õudselt väiksed, jah. Ja selles mõttes, et eriti veel, kui sa saad seda miinimumi, on ju. Aga siis ühel hetkel kuidagi keegi küsis jälle mingisugust asja, siis ma sain aru, et aga tegelikult on hästi raske ongi sellest rääkida, sest et kui sa sellest räägid, siis inimestel tekib hästi palju suhteid. Kui nad teavad näiteks palju sa teenid või palju sa mingi asja eest oled saanud või nagu Et siis ma saangi sellest aru, et miks see nagu on tabu teema, sest sealt tekivad nagu mingisugused kohe mingid asjad nagu. Ja siis ühel hetkel mul oli endal ka, et ma nagu enam ei tahtnud jagada, et kui enne küsiti kogu aeg, et kuule palju sa saad, et kui ma lähen mingit keikat tegema, siis ma alati jagasin täiesti nagu polnud mingit küssi. Aga siis nüüd saad aru, et tegelikult nagu vahepeal ei ole see nagu liiga hea. Jah. Ja kõigil on jällegi võtta ka see, et mis see tagataust on, mis see suhe sul on selle rahaga on varasemalt olnud, kus kodus sa oled kasvanud, kuidas sul on olnud varasemalt rahaga, et see kõik nagu... Ja see on hästi palju tabu teemasid, sest et see ikkagi sotsiaalne ebavõrdsus ja kui sa tõesti kasvad nagu vaesuses üles, siis ilmselt see mõjub sulle siiamaani ikkagi mingi teatud traumana, eriti kui sa oled olnud nagu võrdluses mingisuguste teiste nagu väga rikaste inimestega ühes linnas on ju. Nii, seks raha on meil kaetud ja nüüd lähme küsimuste juurde. Ehk siis, need küsimused nüüd on täpselt selle, nad on iga osa alguses, aga mida me oleme küsinud igalt külaliselt, sest need julged sammud, ma arvan, me kõik teeme julgeid samme ja need on väga erinevad kõikidel inimestel ja teine asi hirmude kohta, et me kõik kardame midagi. Isegi kõige julgemad inimesed kardavad midagi. Et esimene küsimus sulle siis, et mis on sinu viimane julge samm? Mis sa ise tundsid, et ma ületasin enda mugavustsooni, et tõesti ma siin olin julge. Issand jumal, selles mõttes ta on nagu, mul oli lihtsalt sellel aastal, tegelikult täpselt aasta aega tagasi, ma tegin nagu, ma lugesin ühte raamatut, kus räägiti muutumisest ja muutumise võimalikkusest ja siis seal just oli nagu teema, et kõige suuremad muutused on elukoha muutus, karjääri muutus ja laps on ju. Ja siis ma sain aru, et ma tegin mingisuguse 2 kuu jooksul vist kõik need 3 muutust eelmisel aastal ära. Nii et ma arvan, see üks asi, mille üle ma võib-olla kõige rohkem, ma ei tea, kas ma uhke olen, aga ma olen vähemalt enda sees nagu õnnelik, et ma selle ära tegin, oli see, et ma selle nagu näitleja karjääri lõpetasin, on ju. No mul on veel mingid tükid, mida ma endas mängin, aga see oli nagu siuke asi, mida ma hästi pikalt nagu kartsin teha, sest et see identiteet on hästi tugev, on ju, siiamaani inimesed küsivad, issand jumal, kuidas see siis võimalik, et see näitleja enam ei taha olla, on ju. Et siis see oli üks suur muutus. Lisaks see kolimine siia. Nii et need on olnud kõige suuremad muutused, jah. Ja julgemad sammud nii-öelda, mida ma olen siis nagu teinud, sest see oli ikkagi, mul oli ikkagi nagu aastaid see tunne, et ma tundsin, ma nagu seisan paigal natukene ja siis ma nagu lõpuks tegin selle otsuse ära. Aga mis, sinult nüüd provokatiivne küsimus. Kas mina küsin? Sinult, jah? Ma pean? Jah. Kas? Nii. Oota, ma praegu ei taha. Mina küll tahan. Minule provokatiivne. Ta teeb jätku küsimusi, ta on ikkagi see psühholoog, professionaalspetsialist meil siin. Ma natuke kardangi pärast ta saadab sulle meilile kokkuvõtte. Ja, ma saan aru. Aga mind... Ma ei saada meilile, ma panen digilukku. See läheb otse digilukku. See inimene on haige. Olge ettevaatlikud, autojuhi load tankel. Aga pane link ka, siis et saad kuulata podcasti. Ühesõnaga, minu küsimus oli see, et aga mis siis viis selleni ikkagi, et sa lõpuks tegid selle otsuse? Kas see oli mingi konkreetne asi või oligi see, et see oli settinud aastaid? Mis see viimane tõuge oli? See viimane, las ma mõtlen nüüd, mis see viimane tõuge oli. Seal oli hästi palju asju koos. Lihtsalt tegelikult tekkis võimalus. Tegelikult see, mis nagu selle muutuse
nii-öelda ära realiseeris, oli see, et ootamatult tekkis võimalus minna tööle sinna, kus ma siis praegu töötan, kus on Linnateatris turundus- ja kommunikatsioonijuht. Ehk siis kuna see võimalus tekkis, siis mul oli, ma sain, sest mul oli kogu aeg soov nagu minnagi sellesse turundusreklaamindusvaldkonda, ma olin seal mingisuguste agentuuridega nagu läbirääkimisi pidamas. Ja siis kuna see tekkis täiesti spontaanselt, siis see andiski selle nagu tegelikult selle viimase tõuke. Et ma nägin, et kuskil seal nüüd on nagu see asi, kuhu ma saan siis nagu edasi liikuda. Et see võimalus oli see, mis selle tekitas. Tundub loogiline? Tundub väga loogiline. Hästi, okei. Kas on hea vastus? See on põhjendatud, okei. Nii, aga mida sa kardad? Autojuhte, kui ma rattaga sõidan. Sa ei kujuta ette, ma praegu tulin autoga, väike maa Linnateatris siia ja lihtsalt punased rattateed on tehtud. Neid on vähe nagu niigi Eestis, väga vähe. Ja siis sul ikkagi minu ees, ma tulen rattaga, mul tuled põlevad, mul on punane jope seljas. Ja minu ette tuleb parkima mingisugune takso, kes tahab inimest hotelli lasta nagu. Ja lihtsalt ta tulebki ja pargibki sinna ette ja mul ei ole mitte mingit muud võimalust. Paremal pool on kõrge see äär on ju, vasakul pool on tulevad autod. No ja mis ma teen, nagu seda ma kardan kõige rohkem. Ja seda nagu suvalist suhtumist, mis on anonüümsel autojuhil inimelusse. Vaat see on üks suur hirm, mis mul endal igapäevaselt on. No. See viis, väga hea, see viis mind Dominikaani kohe tagasi, kus ma novembris käisin ja seal on liiklussurmade arvult on nad suht nagu number 1 seal. Ja siis mõtlesin, et huvitav, et mis seal siis on. Sõitsin ringi, rentsin auto ja mõtlesin, et kõik rollerid, tsiklid, mis iganes kaherattalised mootorsõidukid, kellelgi pole kiivreid. Okei. Et seal. Õnneks mul on kiiver ikkagi peas. Aga see on selline akuutne hirm nagu selles mõttes igapäevaselt, kui sa neid niimoodi küsisid. Jah. Eks need hirmud ongi erinevad. Jah, me mõtleme selle peale, et selles mõttes nagu loll hirm, et raske sellega midagi ette võtta. Poliitikasse minema. Ei, selles mõttes ega ma pean endale ka nagu tüü ütlema, selles mõttes, et ega ma ise ei ole ka võib-olla alati kõige parem. Ma olen ka see vend, kes kohe hea meelega astub konfrontatsiooni nendega. Ma olen see vend, kes kohe viskab näpu üles, nagu kes koputab akna peale, jääb seisma ja küsib, mis sa teed nagu. Et selles mõttes ma olen see vend ka, et ma tean, et ma ise peaksin ka oma selle süütenööri sellistes olukordades natukene nagu maha rahustama. Et tegelikult võiks ju lihtsalt võtta nagu chillimalt, võtta hoogu maha, aga ma olen ise täpselt samamoodi, mul on kogu aeg kiire nagu. Või selles mõttes üldiselt elus nagu ma olen nagu siuke tüüp, et mul on nagu inimesed jäävad mulle ette ja vaatavad. Selles mõttes, kui ma sõidan Tallinnast Pärnusse, ma olen nagu 10 aastat sõitsin, eks ju, edasi-tagasi kogu aeg. Ja siis see asi nagu, ma sain ühel hetkel aru, et mul on nagu põhihäda on see, et nagu kõik jäävad mulle ette, siis ma pean kogu aeg möödasõite tegema, vaata. Mingisugune psühholoogiline nagu efekt, et ühesõnaga, ma ei tea, võib-olla läheb liiga isiklikuks siin. Ei, meie, kui sina tahad jagada, siis ma selles mõttes ütlen, et ma ei ole ise ka nagu kõige tublim nendes olukordades, sest et tegelikult võiks nagu hoopis hingata välja ja sisse öelda, et kuule, kõik on jumala timm, aga nad lihtsalt on ülbed ja see on nagu nõme, kui nad on ülbed. Aga mis nad teevad, kui sa koputad aknale? No teinekord, täna see üks tüüp, kellele ma just koputasin 10 minutit tagasi aknale, siis tema oli nagu, ma ei tahtnud ju teha, umbes nagu mingi sükse suhtumisega, kuigi sa said ilmselgelt aru nagu, et ta nagu teadis, et ta seda teeb. See on nagu süke, et okei, olid siis lihtsalt vabandad selle kuidagi niimoodi välja, aga jah, teised osad inimesed karjuvad ka ja siis mina nüüd ei jätka seda missiooni. Ei, ma tean, et see ei ole üldse hea, sest see tegelikult lõppkokkuvõttes ainult nagu võimendab kogu seda nagu probleemi. Aga see hirm on ikkagi tegelikult suur, sest need lood ratturitega on nagu päris õudsad ikkagi. Ja nõme on ju minna ka sinna, et et järelikult Eestis ei ole jalgratas mõistlik sõiduvahend, sest meil on kuidagi kultuur selline või meie kogu see infra ei võimalda. Selles mõttes, kui ma tulin sisse, sa ütlesid, et sa oled see hull, kes sõidab talvel rattaga. Et selles mõttes, meil ongi inimesed arvavad, et talvel rattaga sõita ei saa, aga sellega on tehtud uuringuid reaalselt Soomes. Nagu, kui on olemas hea infra, siis inimesed sõidavad. Soomes sõidavad väga paljud lapsed lähevad talvel ratastega kooli, ilma naelteta isegi sõidavad. Nii et tegelikult nagu see
kui see infra on olemas, siis tegelikult inimesed kasutavad seda, aga meil on lihtsalt see, et meil ei ole mingit infrat. Just see minu märkus, mis ma ütlesin ka, see oli nagu Eesti kontekst, ma mitu aastat Rootsis elanud ja seal ka kõik sõitsid talvel ka, osad panid naelad alla, osad ei pannud, et see, seal toimis ka väga hästi, on ju, et see... Aga Eesti kontekstis oli küll mul, ma ise just ostsin ka suve alguses või tähendab suve lõpus ikkagi ostsin uue gravel ratta, et siis ma nagu olen ka nagu rattainimene või nii. Kas sul on need nagu, juba liibuvad? On kõik liibuvad riided olemas? Ja ma lihtsalt mõtlesingi, et kas veel teha siin aasta, noh, et kas jahedal ajal ka sõita, et osta need pikad riided ka või mitte. Ei, täiesti räägime mingid täiesti teistel teemadel muidugi, kui see, millest me tulime rääkima, aga lihtsalt talvel rattaga sõitmine on erakordselt nauditav. Sest et see värske õhk ja see väljas nagu spordi tegemine on lihtsalt nii mõnus, et mina soovitan kõigile. Jah, okei. Selge, väga olge julged ja minge. Julga ujuda vastu voolu, mitte ei sõida suverrattaga, vaid sõida talvel. Kas sina lihtsalt naelad paned alla või ei pane? Ma mõtlesin, et ma sel talvel ei pane, aga mul on olemas need, ma võin põhimõtteliselt isegi panna. Ma pärast küsin edasi neid rattasid. Üks mõte, mis sind toetab elus? Tead, alles üks päev oli, ma viimasel ajal olen kuidagi Jaapani minimalismi ja sükest Jaapani filosoofiat veits nagu taga ajanud. Seda rohkem küll nagu puutöö vallas, sest puutöö on mul süke asi, mida ma tahaks väga palju teha, rohkem kui mul oleks kohta ja aega. Ja siis neil on see puutöö filosoofia on hästi nagu lahe, kuidas ehitatakse nagu mööblit ja asja ilma kruvideta ja asjadeta. Hästi huvitav, Jaapani filosoofia hakkas mind nagu tõmbama. Ja siis kuidagi ma kuulasin mingit podcasti sellest, et kuidas need mungad seal kloostrites toimetavad. Jaapan on nagu mingil määral ikkagi budistlik maa, eks ju. Ja siis seal oli üks huvitav hetk, ma mäletan, praegu ka vaata väike laps on kodus, on ju, ega mul praegu ka, mille pärast ma nii uina juttu on see, et mul on reaalselt 2 neuronit peas, on ju. Et see on nagu, selles mõttes on, et sa oled nagu sellises nagu unetuse seisundis ühel hetkel, samal ajal käid ka veel tööl, on ju, sul on veel mingid kohustused ka veel, siis on mingid õhtujuhtimised, 100 asja, põhimõtteliselt 3 koha peal teed tööd, on ju. Et siis nagu ei ole seda nagu, operatiivmälu enam väga palju. Ja siis vahepeal oligi, läheb lihtsalt nagu juba nagu läheb lappesse. Ja siis kuidagi see Jaapani minimalism hakkas mind nagu tõmbama, see nagu rahustas mind nagu mõnusalt igapäevase elus maha. Ja siis ma kuulasin seal ühte sükest podcasti, kus siis üks räägiti ühte sellist lugu, et on õpilased siis seal selle munga seal kloostris ja siis õpetaja küsib, et mis on Buda. Ja siis on pikk vaikus ja siis üks poiss lõpuks ütleb, et Buda on 50 kilo tekstiili. Ja siis on nagu, mis nagu tähendab, aga siis ilmselt see tegelikult see printsiip või point oli, mida ta ütles, on see, et see, mis on Buda, on see, mis on otse sinu enda ees sellel hetkel, kus sa praegu oled. Et kui ma, ütleme, toome nüüd siis seome siis selle ratta asjaga nüüd siia ikkagi ilusasti kokku, et olekski ikkagi siuke koherentne tervik, siis et see ratta hetkes, kui ma näen seda nagu olukorda tekkimas, on ju, ta on seal 20 meetri kaugusel, ta pargib mulle sinna ette, siis tegelikult oleks nagu parem mõelda, et Buda on see olukord, milles ma praegu olen, see taksojuht, see auto seal selle punase raja peal on Buda. Ja läbi selle sa nagu, see on siuke mingisugune kohale toomise praktika, mis ei ole lihtsalt nagu see, et ma olen nagu kohal, on ju. Vaid see on nagu mingisugune reaalne asi, et Buda praegu minu jaoks on see Delfis logo, mis siin on nagu. Ja see toob mind kuidagi kohale, et see on nagu üks viimasel ajal siuke nagu tore kõige selle virvarri keskel, kus elu on nagu siuke nagu viibsinud, ma ei tea, igas suunas on ju. Et siis vahepeal on nagu siuke koht, kus ma saan tulla öelda, et Buda on nagu, on see. Et siuke mõte mul viimasel aitab kuidagi. Väga lähe. Täiega äge, ma jäin ka kohe seda Delfi logo. Sest mingi hetk vaata see uus vaimsuslik laine käis ju hästi tugevalt üle, on ju. Ja vahepeal sai sellest nagu mingisugune lihtsalt siuke lahe nagu sõna, et olen kohal, eks ju. Aga minu arust see nagu reaalsusesse tulemine on just see kõige rohkem see kohalolek, et nagu see, mul meeldib see, mis Ricky Gervais kunagi ütles, et miks ma peaksin Jumalat uskuma, kui maailm on nii maagiline.
kui iga asi siin ümber on nagu nii maagiline, et selle tassi nagu, kui sa mõtled selle tassi valmistamise peale, et keegi on kuskil kunagi selle materjali mõelnud välja, keegi on kuskil selle vormi teinud, keegi on kunagi mõelnud selle sinise värvi välja, keegi on selle printimistehnika välja mõelnud, keegi on selle tee siin kuskil kasvatanud reaalselt, keegi on need kotikesed teinud, mille sees see tee on, need nöörid tulevad ju reaalselt kuskilt. Et nagu see siuke hästi ülim materiaalsus, materialism nagu mingil määral mind ennast nagu vahepeal tuletab mulle meelde, et ma olen nagu elus ja ma olen siin. Et see nagu kirjeldasin lihtsalt täpselt sama asja uuesti. Minu arust sul on ikkagi natuke rohkem neuroneid peas kui 2. Okay. 3 kanti. Lähme julguse teema juurde. Lähme teiega. Nii, või tegelikult me oleme juba sellega alustanud. Meil ei ole siin kohustuslikke küsimusi, mille peab kindlasti vastama. Aga mida tähendab julgus sinu jaoks? Ma ei tea, julgus on selles mõttes, et ma teen sammu tundmatuse suunas. Selles mõttes kõiges. Selle suunas, mida ma kardan, aga ka selle suunas, mida ma lihtsalt ei tea. Et mina vist ise, vaata kui sa saatsid mulle ka need nimistud nendest erinevatest teemadest, et mida võiks valida, siis ma ütlesin, et ma nagu väga ei lingi kokku erinevate asjadega. Aga siis kuidagi see julgus olla julge, see kuidagi abstraktsem nagu mõjus mulle rohkem, sest et ma ise nagu ei karda väga paljusid asju. Ma kardan pigem kõige rohkem seda, et ma kardan olla julge. Aga et minu jaoks julgus on seotud mitte sellega, et ma teen seda, mida ma ei karda, vaid seda, et ma teen seda, mida ma veel ei tunne. Et ma nagu liigun nagu, sest see oli teatrikoolis, käis mul mingisugune väga tugev nagu nõks, oli see, et kõige suurem areng, kui ma võin nagu öelda, et ma midagi olen, siis ma olen õppimise arengusõltlane, kui mul mingisugune sõltuvus praegu üldse on. Ja siis mul oligi teatrikoolis, kui ma ühel hetkel sain nagu kätte selle tunde, et ma astusin mingisuguseid samme mingisse täiesti tundmatusse momenti, siis sealt tulid alati nagu kõige lahedamad emotsioonid, tunded, arengud, enese mingisuguse nägemise viis, et minu jaoks see julgus on siis pigem nagu suunatud, me teame nagu niigi, mis see julgus on, aga minu jaoks see julgus on siis suunatud pigem sinna, et vaadata, mis seal nagu mustas kastis on. Ja. Kas ma nüüd võin kasutada oma selle provokatiivse küsimuse kaardi, mis ma enne palun, pange see lauale. See on nagu valmis jaks. 3. Nii. Aga kas teadmatus, et teha neid asju, mis justkui nagu hirmutavad ja siis teha ka neid asju, mis on nagu need sammud teadmatusse. Kas teadmatus ei tekitagi hirmu? Kas vahel on nii, et teadmatus ei tekita hirmu? Ja sul on jumala õige point, tekitab küll ja ilmselt ja enamasti kõige rohkem me kardamegi neid asju, mida me tegelikult ju ei tea. Et see on ju, näitleja töö spetsiifika on ju hästi sellele üles ehitatud, mille pärast me teeme 2 kuud proove. Me teeme nagu endale selle selgeks, miks sa teed proove, eks ju. Sa teed endale selgeks, et lõpuks, kui sa sinna lavale lähed, siis sul on kõik nii selge, et sa ei pea nagu kartma. Et see muidugi, sul on täiesti õigus. Ma lihtsalt ei mõtlema selle peale, et ma ei... Jõudsime ka sinna ühes osas, et see teadmatus ei pea olema nüüd see hirm, vaid see on ka see põnevus. Jällegi, kui me oleme seksi juurde jõudsime seal, et see Q&A's selles mõttes, et me oleme seda teadmatust siin ka pigem käsitlenud läbi selle, et see tekitab ärevust ja hirmu, aga kui me räägime selles kontekstis, et sa oled näiteks pikaajaliselt olnud kellegiga koos ja siis see teadmatus jällegi nagu seksuaalses mõttes oleks just nagu ju põnev ja seal ju. Mis iganes mõttes. Aga jah, et ma jäin mõtlema, et esiteks ma arvan, et hirm ongi teadmatus. Ma arvan, et hirm ongi see, et ma ei tea, mis saab ja ma arvan, et midagi halba. Ja kohe, kui ma tean, ma ei tea, kõnnin tänaval, koer jookseb haukudes mulle vastu ja mul tekib hirm sellepärast, et ma ei tea, kas ta ründab või mitte ja siis ta jõuab paar meetrit mulle lähemale, ma saan aru, et see on see naabri labrador, see on sõbralik. Hirm kaob ära, on ju. Ja. Et aga ja ma kuulasin sind ja mõtlesin selle peale, et
just see jah, et ta võib tekitada hirmu, samal ajal ta ei pruugi, et siis ta võib ju olla, et ka, et ma ei tea, mis saab, aga ma arvan, et midagi head, aga sellisel juhul, kas meil on vaja julgust, et neid samme sinna teha, tavaliselt siis me niikuinii ruttame neid samme tegema, kui me arvame, et saab olema lahe ja vinge ja kindlasti on nagu superkihvt sõit, on ju. Ja, aga see vist ongi natukene, mis on nagu võib-olla minu nagu ise ma tunnen, mis on nagu positiivne pool minus endas vist ongi see, et ma nagu üldiselt olen inimene, kes näeb kõiki neid asju klaaspool täis, et sul ongi nüüd, sul on see teadmatus on nagu, ta on mingi fenomen, on ju. Ta on mingisugune asi, mis on nagu reaalsus. Nüüd on lihtsalt küsimus, et kuidas sa siis nagu suhtud sellesse. Et ma selles mõttes olen endale võtnud ikkagi hästi palju selle, et ma suhtun sellesse alati kui nagu võimalusse, et ainult minna nagu edasi. Et laste puhul on ju see ka praegu ise igapäevaselt ju näen, et nagu ta ei kardagi ju mitte midagi, tal on lihtsalt nagu, on vist ainult 2 baashirmu vist on, üks oli vist valjude helide ees ja teine vist on kõrguse ees, on vist instinktiivsed siuksed asjad, mida lapsed kardavad automaatselt. Aga et kõik need asjad, mida me ise arvame, et mingid maod ja mingid asjad, mis on nagu öeldakse, et on instinktiivsed hirmud, siis tegelikult on tehtud neid videosid, kus lapsed pannakse madudega mängima, neil on täiesti suva nagu toimetavad seal. Et ühesõnaga, mina lihtsalt olen hästi palju nagu kuidagi pööranud endale mõtteliselt selle teadmatuse alati positiivseks. Et ma olen selles mõttes siuke nagu naljakas tüüp võib-olla, sest ma jutustan endale ise lugusid ja ma olen seda varem ka rääkinud mingites podcastides. Läheb ja räägib. Ei, päriselt, ma reaalselt, ma teinekord, kui ma kellegagi vaidlen, ma autos pean pikkesid dialooge inimestega nagu, kellega mul on näiteks kas mingisugused küsimused õhus, mingisugused probleemid, nagu siis ma räägin nendega oma peas, aga kõva häälega. Ja, aga see on nagu teine asi, see on nagu siuke, see on mingi maandustehnika või mingisugune asi. No õnneks seda liiga palju ei ole, aga aeg-ajalt on. Aga see, mida ma nagu teen, et neid lugusid mul meeldib endal ikkagi nagu jutustada ja unistada sellest, et mis sellest nagu teadmatusest võib nagu saada. Ja see lugude jutustamise nagu tehnika aitab mul pöörata seda teadmatust nagu ise positiivsemaks enda jaoks. Et ma ei kujuta ette, kui ma neid lugusid ei suudaks jutustada või kasutaks seda lugude jutustamise mehhanismi. Et kas ma siis lihtsalt niimoodi tuimalt aksepteerida teadmatust on vist ka natukene kliiniliselt võib-olla nagu haige. Või saad aru, mis ma mõtlen? Et lihtsalt panna täiesti tuimalt nagu kõigest läbi tundub ka natukene nagu raske. Ehk siis jah, et see minu tehnika on nagu pigem selles, et ma siis loon endal mingisugust jutustust ja loon endal mingisugust narratiivi, et miks ma käin nendes podcastides ka ja seda ma olen ka mingi 3 korda juba rääkinud, ma saan aru, on see sama point, et ma jutustan ka sellega endale mingisugust lugu. Praegu ka ma ju jutustan endale, ma kinnitan endale, et mina näen teadmatuses võimalust ja see on nagu mingi manifesteerimine, ma nagu ei nimeta seda niimoodi. Aga ma lihtsalt teen seda ja siis niimoodi vaikselt nagu teed ja keskendud nagu kogu aeg sellele positiivsele, mis võib tulla. Et see on see nagu, kuidas mina sellele teadmatusega kuidagi hakkama saan vist. Aga mulle tundub, et võib saate ju kokku tõmmata, sest minu meelest Sander võttis väga hästi kokku, kuidas julge olla. Ja sa ei pea kiirustama, saad rahulikult sõita, ei pea kedagi. Üli ja ei pea jälle närvi minema mingi autojuhi peale. Aga see on huvitav, sest see küsimus, et mis on üldse julgus. Ja ma tahtsingi sinule selle visata kohe, mis sinu jaoks on? Aitäh, mõtleme juba ühises suunas. Loeme mõtteid. Ma juba sain aru, mida te ütlesite. Kui te vaatasite üksteisel silma, ma sain juba aru. Imelik oligi, et sa seda välja ütlesid. Suhteliselt sarnane vastus, ma arvan, tuli mul endal, et julgus on see, kui mul on hirm, aga ma teen ikkagi. Ja ma jäin, sa alguses ütlesid, et küsisid vist äkki Sandri käest tema hirmude kohta, et ja see sissejuhatuses ka, et me usume, et meil kõigil, et me kõik kardame midagi, isegi need kõige julgemad, midagi ikkagi nad kardavad. Ja mina ei usu, et julgus on see, et meil ei ole hirmu. Et julgus on see, et ma ei karda midagi. Julgus on see, kui ma kardan, aga ma teen ikkagi. Jah. Ja see on normaalne ju, et me kardame ka, sest muidu me oleks kõik... Me ei saa olla julged, kui me ei karda midagi. Selles mõttes mina olen elus kohanud inimesi, kes on läbi teinud mingisugused õnnetused, nagu peatrauma õnnetused. 2 inimest, keda ma tean, üks nagu lapsepõlvest, teine natukene nagu hiljem.
ja need inimesed muutusid pärast neid õnnetusi täiesti hulljulgeteks nagu. Nii et selles mõttes ta on ikkagi, ma arvan, et see on väga tugevalt meie ajukeemiaga nagu ikkagi seotud selles mõttes, et on, minust on tehtud ju ka mingisuguseid teste sellest või uurimusi, et kui inimestel on mingisugused peatraumad, et siis see võib neil mingisuguse selle pekki keerata, siis nad hakkavad mingisugused hulljulgusi nagu tegema. Et jah. See on see jah, seda ju näitab ka, et näiteks mis me nagu nooremana ja seal pärast või tiinekatena ja sealt edasi teeme palju võib-olla ebaratsionaalsemaid otsuseid ja asju, et hiljem meil see nii-öelda nagu julgus väheneb, et me mõtleme rohkem, et see kaine mõistus tuleb, aga seal sul on veel nagu sassis nagu see ajukeemia, mingid mõte, kõik see hormonaalne süsteem ja kõik see, et nagu kõik tundub nii põnev ja sa tahadki teha ja asju, mida sa tegid 20-ndates, kui sa praegu tagasi vaatad, võib-olla kõiki neid valikuid ei teeks, on ju. Ja ajust rääkides, seal võib ka olla lihtsalt see, näiteks seoses, ma ei tea, ongi traumadega, osminiku sagaraga, et seal on meil see keskus, kus on nagu pidurdusprotsessid, et me ei oleks nii impulsiivsed ja me ei teeks kohe kõike, mis pähe tuleb. Et vahel ka näiteks see on, et see pidurdusprotsesside keskus saab näiteks pihta ja siis need inimesed käituvadki vahel kuidagi nagu mõtlematult ja kuidagi nagu. Aga kas siis on niimoodi, sa tead, et äkki siis nendel noortele ongi asi, sest see pole niimoodi veel välja arenud need pidurdusprotsessid või? Jah, et aju ei ole veel seal ja identiteet ei ole ka nii tugev, on ju. Noh jah, ilmselt jah, et ka ei ole seal mingid mõtteid ja mingid väärtusi ja tõekspidamisi võib-olla niimoodi paigas, mis pärast meid rohkem meie käitumist kuidagi korrigeerivad, on ju. Ja ma arvan, et see impulsiivsuse koht, et osad inimesed ongi lihtsalt juba vahel ka ju isiksuslikult juba impulsiivsemad ja nad pidurdavadki vähem oma asju ja oma käitumist. Ja see identiteedi teema on alati mind ennast ka nagu huvitanud, kui ma mõtlesin, enne kui ma siia tulin paar päeva, mõtlesin veits nagu ikka mingeid asju läbi, on ju. Ja siis see identiteedi teema on selles mõttes nagu väga põnev, et ma arvan, et see üks asi nagu mille poolest, mis aitab inimestel võib-olla nagu julge olla. Ma käisin noortele vanasti rääkimas mingisuguseid motivatsioonikõnelusi, on ju, või mingi kutsuti kooli, räägi lastele midagi juttu. Ja siis alati kuidagi see, millest ma nagu rääkisin, oli põhimõtteliselt see sama teema, et kuidas nagu teha asju või kuidas leida üles oma mingi huvi või kuidas nagu teha muudatusi ja kõike sellist. Ja siis minu enda jaoks oli üks väga oluline aspekt elus, mis ühel hetkel tegelikult lõi mulle selle platvormi, et ma sain aru, et mul on nagu palju lihtsam nagu mingisuguseid muutuseid vastu võtta. Ja üks see põhiline surve, mis tuleb, on selline sotsiaalne surve, mille pärast inimesed tihtipeale mingeid asju ei tee. No näiteks ma olen siin juba mussi ju teen aeg-ajalt ka, on ju, mul on oma stuudio kõik käin tegemas, aga mul on nagu 2 aastat läinud aega, et need demod välja anda, nagu mida ma tahan anda, lihtsalt sest ma kardan, et mida inimesed arvavad, on ju. Nüüd ma annan need välja, mis on nagu tore. Aga et siis lihtsalt need nagu see sotsiaalne kihistus on nagu see, mis meid tihtipeale nagu takistab, aga mis mind aitas selle juures oli see, et ma ühel hetkel me tegime seda sama pornotükki, on ju, ja siis on olemas sotsiaalteadustes selline nagu teooria, nagu skriptiteooria. Siis... Probableemist maisu. Tuleb nii hästi, me tegime seda pornotükki. Kui kontekst ei tea. Ja siis on see skriptiteooria nagu, mis nagu põhimõtteliselt ütleb seda, et inimesed nagu nende käitumisharjumused tulevad nagu ühiskonnas õpitud skriptides. Nagu noored õpivad nagu nii-öelda seksuaalsuhteid, õpivad siis pornovideotest, on ju. Ja siis mingil hetkel, mul oli ema küsis mu käest kunagi, et kuule, kui sa nüüd seda tükki teed, et ära siis nagu seal ikka nagu liiga palju nagu enda asjadest räägi, on ju, et ära nagu, et et ole ikka ära nagu kõigest nagu räägivad. Siis ma olin nagu, ütlesin talle, mis asja nagu. Tänu selle skriptiteooriale ühesõnaga tekkis minu peas selline mõte, et okei, kui mina nagu õpin nagu skriptidest mingisuguseid asju siin maailmas, on ju, olen nagu sotsiaalne loom, mitte mingisugune eriline isiksus nagu, siis see tegelikult nagu minu jaoks vabastas täiesti nagu mingisuguse sellise nagu kanali, mida ma varem ei mõelnud. Et kõik see, mida ma arvasin enne, et on jube isiklik, nagu see on Sander, oi issand jumal, seda ei tohi jagada nagu. Siis pärast seda, kui ma seda skriptiteooria nagu endale kuidagi selgeks tegin või seda läbi tunnetasin, siis ma sain aru, et mis asja, mis Sander üldse? Mis Sandrist me siin üldse räägime? Nagu siin ei ole mingit Sandrit, siin on lihtsalt kogum sotsiaalseid nähtusi, fenomene, kogemusi, jagatud kogemusi, võib-olla individuaalseid kogemusi, aga isegi need individuaalsed kogemused on minu sotsiaalsetest kogemustest, vanematega suheldest, mingitest asjadest tulnud. Ja tegelikult mingist Sandrit nagu ei eksisteerigi tegelikult. Ja see siuke identiteedi surm nii öelda, ütleme siis nii.
ja siis ma ühel hetkel nagu hakkasingi tegema endale nagu seda mõtteharjutust ka. Noh, see on nüüd nagu natuke edasiarendus sellest samast mõttest, et ei ole, siis ma noortele ütlesin ka kogu aeg, et kuulge, et nagu põhiasi, mis ma tahan teile öelda täna, te ei tähenda mitte midagi nagu seda kõige positiivsemas mõttes. Ja see nagu vabastab teinekord nagu mingisugused kõik need sotsiaalsed kammitsad, mis meid hakkavad elu jooksul, mida vanemaks me saame, seda rohkem neid on. Et vabastab need ja siis nagu teine on see, et tulete endale meelde seda nagu enda tobedat väiksust, et kui sa istume siin nagu kolmekesi ja peame siin tähtsalt nagu juttu, aga kui sa tõused nagu mingi 5 meetri kõrgusele, siis vaatad, me oleme juba suht pisikesed. Siis lähed mingi 100 meetri kõrgusele, siis vaatad, no mis kuule, okei, mingi linn, eks ju. Ja siis lõpuks sa saad aru, et see on mingi sipelga pesa nagu kogu selles universumis. Ja see oli nagu ka üks asi, mis mind on alati nagu aidanud. Ja on aidanud mul nagu julgelt mingisuguseid samme teha. Just see mõte sellest, et ma olen nii väike, ma olen nii tühine, see ei tähenda kõik siin mitte midagi, aga samal ajal, nagu Ricky Gervais ütles, see on nii maagiline, et ma ikkagi olen siin nagu ja ikkagi arvan, et mul on mingisugune nagu individuaalsus või mingisugune isiksus. Et nagu see kombo minu jaoks hakkas ühel hetkel nagu hästi toredasti nagu toimima ja see nagu vabastas hästi palju seda, just seda sotsiaalset identiteedi poolt, mis on nagu tegelikult kui inimene saab vanemaks ja see otsmiku sagar on välja arenenud, siis noh, sealt see arenebki ainult rohkem tuleb seda kihti peale, on ju, seda sotsiaalset jukest kihti. Et jah, need on mind ka kuidagi nagu aidanud. Sa mainisid hulljulgust. Oli liiga segane kõik või? Ei olnud. Ma olen ise sellele nagu mõtlenud, et noh, et tegelikult me võtame nagu liiga tõsiselt mingeid asju ja eriti ennast. Ja mida me veel nagu arvame, kuidas kõik teised arvavad, tegelikult nad üldse ei arva või siis nad arvavad hoopis nagu noh, täiesti kolmandat asja ja see, mille pärast me muretseme oma energiat, kuhu raiskame, see on nii nagu mõttetu vahepeal ja siis, teine mõte, mida ma olen jaganud ka siin, et kui sa mõtled, noh, sina mõtlesid sellest, et sa nagu tõused ülespoole ja muutud väiksemaks, mina mõtlen juba ajaliselt, et noh, 80 aasta pärast, no ma arvan, keegi ei mäleta, et me siin rääkisime. Et sa andsid need lood välja, mida ma väga ootan muidugi, väga tore, et saanud, see on minu arust väga äge, aga noh, sorry, aga 80 aasta pärast ei mäleta keegi minu lugusid, mis ma veel, võib-olla mõnda mäletab äkki keegi siis juba kaverdab neid, on ja aga seda, mis mõtled, kas ma peaks selle sneeri välja vahetama? Oota. Raul Ojamaa seda kuulab praegu. Ma mõtlen korraks Raul Ojamaa ja sneer. Milline sneer talle meeldiks? Oota, siis ma panen päev otsa mingi valin sneeri. Ja siis ei saa öösel magada. Ei saa magada ka. Sneer. Raul Ojamaa. Sneer. Et kuhu me nagu tegelikult seda... Mulle lihtsalt väga meeldis see praegu, mis see kombo sealt 2 tükki tuli kokku. Tahtsin midagi küsida? Ja ma hakkasin üldse natuke su juttu tagasi kerima ja sa mainisid hulljulgust, et osad inimesed, sa oled näinud mingid inimesi, kes muutuvad nagu hulljulgeteks. Kas hulljulgus on julgus? Siit kohe viskan ka küsimuse, kuulajalt oli küsimus. Kas hulljulgus on rumalus või julgus on next level? No need, noh. See on, ma ei tea jah, oleneb mis situatsioonis sa oled ja oleneb hulljulgus, kui sa kellelegi teisele liiga ei tee, minu poolest tee nagu, kõik on jumala timm. Aga kui sa hakkad kellelegi teisele liiga tegema ja viid teised raskesse olukorda või mingisse ohtlikusse olukorda, siis on see rumalus ja ma ütleks niimoodi. Et see sõltub, kui sa oled üksi maailmas ja oled hulljulge nagu, siis ole. Aga kui see kuidagi teeb kellelegi teisele liiga nagu, siis võib-olla ei ole see liiga hea. Äkki on vahepeal niimoodi ka, et vähemalt mingis kontekstis hulljulgus on just hirm. Et äkki ma ei ole piisavalt lahe, äkki mind ei märgata, äkki ma ei ole piisavalt kuidagi väärtuslik ja siis ma püüan seda kuidagi üle kompenseerida või kuidagi silma paista. Selles mõttes suga täiega nõus, sest et on ka asju, mida ei peagi maailmaga jagama. See on nagu jumala fair point, sest olen ka ise olnud teinekord mingisuguste asjadega sellises fanaatilises seisundis endale jubedalt meeldib, on ju, siis saad aru nagu tegelikult, kas teinekord on need asjad isegi võib-olla liiga isiklikud, on ju, liiga isiklikud, no selles mõttes, et ebavajalikult isiklikud asjad, mida sa, ja siis sa protsessid neid asju läbi selle, et sa lihtsalt nagu paiskad selle maailma, et see ka nagu võib-olla ei ole hea, et selles mõttes ma olen sinuga täiesti nõus, et see on jah,
see võib teinekord ollagi just nagu sellest, et sa tahad nii väga endale kinnitada seda identiteeti, kes sa oled nagu ja siis sealt läheb ka nagu, eks ta ongi siuke lõpuks oled hästi siuke fine balance, nagu sa pead kuskil seal nagu vahepeal olema, et sa pead nagu aru saama sellest, no seal nende demodega lihtsalt oligi nii, et kui need alguses mul olid, on ju, endale ju hullult meeldib, oma mussi meeldib alati, kuulad mingi 200 korda seda ühte laulu, lihtsalt täiesti süür. Ja siis nagu, ja siis ühel hetkel kuulad ja seal on ka erinevad faasid muidugi kõik nagu tüütu, mõttetu paska, nii hea. Siuke no täiesti skisoidne olukord. Aga et siis noh, nüüd ma nagu selles mõttes on väga õnnelik, et ma olen neid teinud nagu mingi 4 aasta vältel ja need on täpselt need lood, mida ma mõtlesin, ma mitte kunagi, mitte kellelegi kunagi ei näita. No osad on mingi MP3 mixiga veel, vaata, lasin ära mästerdada ikkagi nagu soundis suht okei. Aga see aeg teinekord selliste hulljulgete asjade tegemisel, see on ka oluline. Et kui sa nagu, et sul peab olema seda kõrvalvaatamise aega vahepeal ka, et sa teeksid ikkagi lõpuks nagu, noh, et selles mõttes, et see otsus, mille sa teed, kui sa mingisuguse asja välja annad või midagi nagu tahad teha, et sa hindaksid seda erinevate perspektiivide läbi. Ja mõni inimene suudab seda võib-olla hinnata niimoodi, et ta suudab kogu aeg vahetada, nagu lavastaja suudab olla nii näitleja rollis, kui ta suudab vaataja rollis olla, oskab valguskujundaja rollis olla, oskab videokujundaja rollis olla, nagu hetkega on siuksed lavastajad, kes nagu haldavad seda kõike ja suudavad oma rolli muuta. Aga noh, nagu enamik inimesi meil ei ole nagu seda võib-olla seda võimet, kui sa ei ole mingis asjas eriti proff. Et siis noh, see ajaline määr teinekord on nagu oluline, et sa saaksid enda jaoks aru, et mille jaoks me seda nagu ikkagi siis nüüd teen. Noh, et kas ma teen seda lihtsalt sellepärast, või no jah, ühesõnaga, et see vaadata aeg aitab, annab sulle hästi palju erinevaid perspektiive ja selle sama minu demode asjaga näiteks ongi praegu, on nagu väga tore, et ma nüüd olen nagu teinud nende asjadega nagu rahu, et mul on nagu veits nagu suva, kas nad tulevad välja või ei tule, ma lihtsalt panen nad üles ja mul on nagu suht nagu suva tegelikult. Ja see on nagu hea seisund tegelikult nagu lõpuks, kus kohas olla. Jah. Küsimus ju ka, mis ütlesid, et okei, miks ma seda tahan või miks mulle tundub, et ma peaks midagi tegema, et jah. Mulle sellega, et vaata tagantjärgi on ka hea näha neid asju, et okei, et miks ma tegin, siukse sammu tegin, et aga miks sul seda nagu vaja oli teha, ma lihtsalt praegu jäin enda selle enduro sõitmise peale, ma hakkasin 1,5 aastat tagasi sõitma. Ja see oli, et see oli nagu fun, sõbra proovisin, tore on ja siis oli mingi adreka laks on ja siis see oli nagu nii cool väljapoole, et paned kiivrid selga. Ja panen kiivrid on ja ise nagu ei oska käikugi vahetada. Aga ja siis üks hetk ma sain aru, et see muutus minu jaoks hoopis nagu teise koha, mitte see, et kõik väljapoolt ütlesid, see on see väljapoole julgus, et vau, kuidas sa julged sinna ja 2 lapse ema ja nüüd veel nagu 40 ja mootorratta selga ja iga see kõik siuksed tabud on ja. Ja siis ma sain aru, et aga minu jaoks ei ole see, võib-olla jah, ei, see ei olnud nagu julge samm, see oli see proovin midagi, aga nüüd on selle jaoks, minule on selle jaoks nagu nii mitu kihti, et üks on see, et ma saan teha midagi uut, millest ma ei ole hea ja see on jube äge olla sitt milleski, et sa pusserdadki seal oma esimese käiguga kõige taga, kõik ootavad sind järgi, aga sa iga kord proovid nagu natuke parem olla, aga ma tean, et ma ei pea selles olema nagu väga hea, et ma ei tunne ennast, ma ei tunne ennast halvasti, kui ma olen halb, ma kukun sinna jõkke, mida ma kukun, ma ei tee mingid lambi lollid asjad juhtuvad mul on. Ja teine asi on see, et need inimesed, et see tegelikult tõi mind mingi uute inimesteni ja uute maailma kuidagi vaadeteni ja ka seal nagu selles seltskonnas aidatakse nii-öelda mind, et on mingi koht minu elus, kus ma ei pea ise vastutama, et kui sul on lapsed, sa tead, mul on 2 natuke suuremad juba, aga ikkagi sa kogu aeg vastutad tööalaselt. Ma olen see, kes võtab selle vastutuse rolli. Mulle meeldib tegelikult see. Aga see on üks koht, kus on nagu ma ei tea, miks see välja suri. Ma ei tea, miks see välja suri. Mehed, tegelege. Kütus otsas. Mina pidin võtma või? Tuleb ära vahetada vahepeal või? Õhufilter. Mis õhufilter? Õlitada. Sinist värvi õli. Et see võib-olla, mis sa julges sammust, et siis see on nagu muutunud nagu milleks muuks. Aga iga kord on see ikkagi, et sa lähed ja sõidad ja siis vaatad ja siis on seal need julged sammud metsas, näed.
palk on tee peal ees ja ma saan aru, see on minu jaoks nii mentaalne sõit, et kas ma nüüd lähen üle või ei lähe. Ja kui ma olen juba jõudnud selle ära mõelda, ma näen juba 10 meetrit, ma ei lähegi sealt üle. See võib olla nagu pisike ja ma ei lähe ja ma kukun seal ja seal käib mul kogu aeg see julguse võitlus iseenda sees ja nii palju ma taban igalt sõidult mitu korda, et appi, kui palju see julgus on meie peas kinni. Kas ma suudan seda teha või ei suuda? Et see on väga huvitav ja on paremaid ja on halvemaid päevi, et aga see, mulle tundub, et see, kus ma tahtsin jõuda, aga sellega on see, et see julgus on meil hästi palju peas kinni, mida ma suudan ja kas ma suudan üldse teha. Ja kas ma suudan aksepteerida seda tegelikult, et ma olen vigane ja aksepteerida seda, et ma olengi kehv ja see on tihti peale nagu see põhitakistus, mis meil on. Ja siin tuleb see sotsiaalne kiht, et ma olen kehv kellegi ees, aga ka kehv enda ees, et on lihtsalt nagu väga palju inimesi, kes ei taha julget otsust teha sellepärast, et nad kardavad, et nad on kehvad ja nad ei suuda seda aksepteerida, et nad on kehvad nii enda ees kui ka teiste ees. Aga see on okei, mingites asjades olla kehv. Ja ei, see on täiega okei. Ja see on seesama, sellesama jälle see demode jutt on ju, aga lihtsalt, et nagu viga on ilus. Nagu viga on see, mis tegelikult on kogu Prantsuse köögi alus. Nagu selles mõttes Prantsuse köögi alus, aga ka igasuguse loomingu alus. Et selles mõttes, et kas nagu AI muusika on ju, mis eristab nagu, selles mõttes praegu on nagu näha seda muusika valdkonnas ka seda trendi, et bändid hakkavad tagasi tulema, vaata natukene hakkab on siuke trend nagu käimas, et jälle tuleme sellest kliinilisest nagu soundist natukene tagasi ja mingisugused alternatiivsed indie-tüübid hakkavad jälle nagu tõstma nagu pead on ju. Et see on ka tingitud sellest, et kui see kõik see on nii kliiniline nagu ümber, et siis tegelikult see viga ongi just see lahe ja minu ju töö seisnebki ju tegelikult põhimõtteliselt selles, et pole midagi igavamat kui näha näitlejalt laval mängimas nagu täiesti perfektselt, et nagu minu jaoks ei ole, võib-olla mõne inimese jaoks on nagu hullult lahe, aga see tegelikult, mul on sõber Rauno Vaher Viljandist on ju, tema on ülihea näide sellest trummarina, ma mäletan, mul on lihtsalt nii ilus, see hetk ilusasti meeles, kui ta kunagi mängis mingisuguses bändis, neil oli mingi bänd, mängis trummi on ju, siis ma nägin, et tal läks sassi. Ta läks nagu rütmi, läks nagu sassi, läks nagu vedama, vaata. Ja siis, aga see hetk, kuidas ta sealt selles sassis olukorras jõudis tagasi nagu sellesse rütmi, siis nagu see oli see koht, kus ma nagu või selle kontserdi ajal nagu naersin ja kus ma nagu olin temaga kaasas ja ma tundsin, et ta on inimene ja ma tundsin, et ma saan temaga kontakti. Et selles mõttes me kardame seda viga, aga tegelikult see viga on nagu ainus asi, mis meid nagu ühendab inimestele. Et nagu see, et me oleme hädapättakad. Ja see on nagu jumala okei, aga tihti peale nagu tekib see, et ei tohi. Ja selles tänapäeva maailmas, kus ma ei tea, süstitakse endale nägusid pähe ja ma ei tea, see on... üritatakse mingisugust ideaali saavutada, mida ei eksisteeri nagu. Et see, seda ei ole vaja. Seda ei ole tegelikult vaja, et see inimene on nagu ilus just oma vigades. Tead, mis meil on laval on niimoodi, et esiteks see vigade rääkimist laval on inimestele jääb rohkem meelde ja annavad rohkem tagasisidet kontserdile, kus midagi juhtus. On see elekter läks ära, keegi ei saanud käima mingi patarei, mis iganes asi on. Ja teine asi on see, et kui ma lähen lavale, siis ma ootan seda esimest viga, sest seni kaua sa oled pinges, kuni, ma ei tea, kas see näitamises on ka see, et aga sa, viga tuleb nii, kuskil kellelgi tuleb mingi error sisse, kas keegi alustab vale looga, laulab vale sõna, sa võtad vale pilli, tutvustad vale, mingi väike asi, teinekord suurem, teinekord väiksem. Ja nii kui see viga ära käib, ma loodan, et see käib hästi ruttu alguses, mitte päris esimesele võib-olla taktiga, siis selline nagu pinge läheb maha, et sa oled ka inimesel laval, sa ei pea olema perfektne seal laval, et sa tegid selle vea ära, chill, nagu näed, publik ei läinudki saalist ära, et sest pinge tuleb sellest, et on kogu aeg hiirem, et äkki tuleb viga ja siis kui tuleb ära, see on hästi. Mulle meeldib, kuidas Brené Brown räägib julgusest läbi selle, et julgus tuleb alati kaasa haavatavusega ja ta käib ja küsib seda küsimust ka eriväelastelt ja igalt poolt, et meenuta, kas on olemas olnud ühte olukorda, kus sa oled ise olnud julge või sa oled näinud mingit väga julget sammu või kedagi väga julget, ilma et ta oleks pidanud olema haavatav selles olukorras.
pigem ei tule. Pigem ei tule. Siis ta ongi hulljulge, on ju? Nagu siis me läheme sellesse hulljulgusesse, kui sa oled ilma selle haavatavuseta. Et ka see, mulle tundub, mida te kirjeldasite, et ma teen ennast haavatavaks, ma tulengi oma temadega välja, ma laotangi ennast nagu laiali ja riskin sellega, et mind võidakse kritiseerida või kuidagi minu üle naerda või keegi näitab näpuga või midagi läheb valesti või ma pettun või ma ütlen, ma armastan sind ja ta ei ütlegi mulle vastu näiteks või et need on sellised julged sammud sellepärast, et me teeme ennast nii haavatavaks selles olukorras. Võin korraks mõtlema enne selle peale ka, et huvitav, kas meile kõigile meeldivad julged inimesed. Sageli, kui me räägime, et keegi mõjub hästi inspireerivalt, on ka läbi nagu seda on kuidagi julge. Et huvitav, kas näiteks haavatavuse aspekt ongi see, mis muudab julguse nii kuidagi atraktiivseks. Sest paljud ei julge olla haavatavad, sest ja seda ma olen ka kuulnud nagu, et ma ei taha haavatav olla nagu, et sa pead ikka tänapäeval, sa pead nagu kõva kivi sama hakkama kõigest läbi minema, on ju. Et ja minu haavatavus on üks ja teine asi on see ausus võib-olla siis selles aspektis, et julgus olla aus enda vastu, et üldse kuidagi, mida sa tahad, et kui ma hakkasin mõtlema, et hull julgus ja väljapoole julgus, ja minu jaoks on nagu 2 julgust, on väljapoole see julgus, mida teeme kõik vaatad, vau, sa teed selliseid samme, sa julged sinna minna ja või teha seda lavale, anda demosid välja, väga ootan neid demosid juba nagu pärast seda saadet, äkki saate, me saame lisada saate lõppu, et ühesõnaga ja siis, et sa võidki teha neid nagu suuri samme ja väljapoole tunduda julge, aga mis on minu viimastel aastatel või just tegelikult pärast lahutust ikkagi on see, et aga see ausus enda vastu, et sa julged olla aus enda vastu, kas sa tegelikult tahad neid samme teha, kas sa tegelikult ma ei tea, tahad mootorrattaga sõita, võib-olla see on selle välise pärast, kas sa tegelikult mis iganes, mis suhteid sa tahad, kuidas sa tahad, et siis sa teed haavatavaks selles osas, et sa võib-olla pettud ise endas. Aga eks ei tahagi neid asju. Ja see, et oh my god, kas ma siis pean hakkama mingit muudatusi tegema või kas mu elu lendab siis pea peale, kui ma saan aru, et ma tegelikult ei tahagi seda kõike või see ei olegi mulle üldse oluline või... Et mulle tundub, et inimesed ei ole, väga paljud tähendab, ei ole ausad enda vastu ja kui sa ei ole aus enda vastu, siis sul on raske teha ka mingeid julgeid samme. Sellepärast tulebki autos endaga rääkida ja kogu aeg. Ei, aga selles mõttes see aus enda vastu, või mul on nagu tunne, et selle julgusega on nagu üks asi veel, et kuidagi see endaga see dialoog tundub nagu keeruline. Nii oluline on lihtsalt et sul oleks kõrval nagu inimene, kellega sa saad neid asju rääkida. Ja selles mõttes ma pean ütlema, et ma olen nagu erakordselt nagu õnnistatud, sest et mina ja minu elukaaslane, me oleme tegelikult ikkagi nagu tunneme teineteist juba 17 aastat. See on ikka nagu rohkem kui täpselt pool minu elust tunnen ma teda. Ja nagu ei ole nagu midagi olulisemat kui see, et ma saan päriselt ja nagu ma saan päriselt talle rääkida oma kompleksidest. Ma saan talle päriselt rääkida oma nagu hädadest. Ma saan päriselt rääkida talle sellest, kui ma näen unes kedagi inimest, kes mulle ei meeldi ja mul on seal vastik tunne hommikul ja siis ma saan minna talle seda öelda, ma ei pea häbi tundma selle ees. Et see, mis tegelikult, ja siingi kohal me jõuame ka tegelikult lapsepõlve juurde, et minul oli lihtsalt nagu väga õnnelik lapsepõlv. Minu vanemad armastasid mind, mu ema hoidis mind nagu kullatükki selles mõttes. Siiamaani käib mu tükke vaatamas ja arvab, et ma olen geenius. Või mis geenius, aga nagu selles mõttes, et talle meeldib, kui ma nagu näitlen. Ja siis, aga selles mõttes nagu see toetus on kogu aeg olemas olnud. Ja see on nagu üks asi, mille pärast mul on ka hästi nagu tore siin nagu rääkida, et pööra see teadmatus nagu positiivseks, sest et minu taust on nagu ikkagi see, et ma olen armastavast perekonnast tulnud. Ja see on lihtsalt nii määrav ja lisaks mul on olemas ka see sõber, kes on nagu mul päriselt olemas, kellega ma 17 aasta jooksul, ma ei tea, mis asjadest nagu läbi tulnud. Et see on nagu tegelikult selle julguse puhul ka lihtsalt erakordselt oluline, aga see eeldab ka seda, et sa päriselt ühele inimesele julged ennast avada, vaata, sa pead nagu, sul peab, see julgus, sellepärast ma mõtlesin, see julgus enda sees nagu, ma vist ise ei kujuta seda kuidagi ette, kuidas see nagu täpselt käib, et ma nagu ennast täpselt nagu kõrvalt vaatan, et kohati nagu see teine inimene aitab paremini nagu mõista, et kas ma olen nagu lollakas või ma nagu ei ole lollakas või nagu on see,
et see on lihtsalt nii oluline, et oleks olemas see inimene, keda sa usaldad ja kelle ees sa kõige rohkem julged olla nagu haavatav või et see on nagu üks siuke valdkond, mis tegelikult on hästi oluline, pluss veel siis see lapsepõlve teema sa ju ilmselt tead seda. Et lastega on ju tehtud, ma uurin neid ju laste mingisuguseid raamatuid ja dokumentaale vaatasin ka ja siis oli siuke test tehtud lastega, väikeste siis 2-3-aastastega, kes olid siis kasvanud sotsiaalses deprivation, siis ilma eemale nagu hooletusse jäetud lapsed, jah, põhimõtteliselt kas mingi orvud või siis, kes on kasu vanemate juurde läinud, Ja siis olid lapsed, kellel olid siis nagu, kes olid armastavast perekonnast, siis nad pandi nagu mängima mänguasjadega üksi. Anti neile mänguasi ja siis, et kas nad nüüd hakkavad ise omaette mängima või ei hakka. Ja siis need lapsed, kes olid nii-öelda hooletusse jäetud, nemad siis enamus aega ei mänginud, vaid nad enamus aega vaatsid nagu, et kas ma võin mängida või kuidas sellele reageeritakse. Ja siis need lapsed, kes olid kasvanud siis normaalsetes armastavates perekondades, nemad olid niimoodi rahulikult, toimetasid oma asju. Ei pannud üldse tähele, mis nagu väljaspool toimus. Et see on nagu ka mingisugune nagu nii oluline aspekt, millest me tegelikult räägime, on ikkagi nagu armastus oma laste vastu ja armastus oma pereringis. Ja ma isegi praegu juba näen, ma ei tea, ma tõesti armastan Marut nii väga, et nagu lihtsalt, et ma juba praegu näen seda ja ma olen nii õnnelik, et kui rahulik ja chill ta on nagu. Me käime ükskõik kus kohas praegu saame juba käia, ta on jumala chillilt mõnusasti, vaatab, toimetab. Muidugi see on mingi geneetiline aspekt ka, kõik ei saa endal nagu kaela võtta. Aga lihtsalt see hoidmine on nii oluline, et seal ei ole võimalik nagu neid lapsi ei ole võimalik üle hellitada. Selles mõttes, ja sa saad, siis läheb nagu pekki, kui sa hakkad hellitama teda asjadest, mida ta ei ole teinud. Siis läheb nagu, siis võib väga sürriks nagu see olukord minna, ma kujutan ette. Aga kui sa hellitad nagu nende asjadest, millest ta nagu päriselt on nagu lahe või tublisti teinud, siis on nagu tore. Jah, et ühesõnaga see on lihtsalt üks aspekt, mis on, mul on tunne ka hästi oluline selle julguse teema puhul ja julgus olla üldse julge. Ja see tuleb kodust, ma hästi tunnen ka minu vanemad olid ka, kes toetasid, siiamaani, et mu ema küll ei käi, ta ei jõudnud kontserti, ta lihtsalt nii kiire, vaata tänapäeva vanaemad on ju sellised. Kultuurilembelised. Ta on kultuurilembeline, aga ta käib teatris, on ju, mitte minu kontserditel. Et ühesõnaga aga ma olen jälle ka tulnud, kes väga noored tööd, et tavai, mine tee, muidugi proovi 13 aastat välismaale kuhugi pärimusmuusikalaagrisse. Mine. Nagu, et see, et okei, et seal ei olnudki nagu, võib-olla see ei olnudki minu jaoks julge, sest mu vanem, et see oli nagu okei, vaata, et ei kuidas sa nüüd ja siis ma oleks mässanud ja võidelnud ennast sinna, on ja, aga kui seda niimoodi nagu toetatakse, tavai, mine katseta. Ja tihti peale me võtamegi vanemate pealt ju oma, see ju, kuidas väike laps ju toimib, on see, et ta vaatab seda mingit asja. Kas ma võin selle võtta, see on okei. Ja sa reageerid, mis sa teed. Ja, et see, ta ju õpib ju selle pealt ja ta õpibki ju sinu hirme. Ja kui sina nagu kogu aeg oled, siis ta nagu, kui ta 20 on, siis on ka nagu täpselt samas seisus. Et see on nagu jah, meeletult oluline. See julgus ikkagi, jah. Ja sellepärast on ülioluline, et nagu, kui sa oled nagu vanem, et sul on nagu vähemalt mingisugunegi maandustehnika enda jaoks. Et minu arust on, ma olen üliõnnelik, et ma nii hilja sain lapse, et ma tundsin nagu viimaks, ma juba ootasin, millal ma endast nagu lahti saan ja saan nagu ära anda ennast kellelegi teisele. Et inimesed, kellel ei ole nagu mingit maandustehnikat või endal mingisugust väikestki juurikat kuskil, kuhu ta saab nagu, siis on väga raske seda last kasvatada nagu. Ja. Aga täpselt see, et tegelikult julgus tuleb keskkonnast hästi palju. See, kui sa sünnid sinna, mis on su ümber, kes on su vanemad, kuidas vanemad sind suunavad, lasteaiad, koolid ja nii edasi. Kes on su sõbrad? Et kes on su sõbrad ja nii edasi. Aga kui sa nüüd tunned, Dagmar, spetsialist, et kui sa tunned, et sa nagu ikkagi ei ole julge, et sul ei ole olnud seda toetavat keskkonda ja sa tahaks teha julgemaid samme, olgu siis sissepoole, väljapoole, olla haavatavam, ausam, et kust alustada?
aitäh küsimuse eest, ma natuke juba sügelesin siin. Kuidas julgust kasvatada? Just sellepärast, et ma olen sellega kõigega nõus. Ja just miks ma hakkasin niimoodi rahutuks muutuma, oli see, et aga kui on nüüd keegi kuulab, kes on mingi, et tore on, aga mul ei olnud selliseid vanemaid, nagu siin Sander kirjeldab, on ju. Et ma arvan, et see et ütlesid, et julgus tuleb kodust, ma arvan, et kodust tuleb see nagu suunis, kuidas mingitest asjadest mõelda. Ja nagu me enne korraks rääkisime, et kas, ma ei tea, kui on see teadmatus, kas ma mõtlen sellest nii, et oi fuck, midagi läheb raudselt nagu halvasti või ma mõtlen, et kui lahedaid asju siin võib juhtuda. Et see on see viis, kuidas me mõtleme. Ja ma arvan, et selle suuna paljuski me saame tõesti kodust esmajoones, et just see, et mine, vaata kui huvitav või see, et ära sa ikka igaks juhuks ja mis sinuga kõik seal juhtuda võib ja oi. Aga see on treenitav. Et me ikkagi saame täiskasvanuna ka ise valida, kuidas me asjadesse suhtume ja neid tõlgendusi on võimalik ise valida ja seda nagu plaati nii-öelda nagu ümber kirjutada või üle salvestada, mis meil peas mängima läheb. Ja see, kui hästi praktiliseks minna, et mida siis teha. Kaks asju, kuidas me saame tunnet muuta, on mõtted ja käitumine. Ehk kui see on mingi olukord, mis tekitab hirmu, järelikult hirmu taga on mingisugused mõtted. Tavaliselt, juba väike spoiler, tavaliselt need mõtted on seal sellised, et aga äkki midagi halba juhtub, mis iganes see selles kontekstis siis täpselt on. Esiteks, katsume leida, katsume vaadata, kas meil saame leida seal mingisuguse optimaalsema või kuidagi kasulikuma tõlgenduse. Kas või näiteks nagu sa kirjeldasid, et see on võimalus, mõtleme läbi, kas see on ikka hull katastroof, kui see ikkagi see mingi katastroof juhtub, mis siis tegelikult reaalselt, mis ma siis nagu kardan, on ju, et me saame läbi mõtete seda nagu hirmu nagu mõju vähendada ja teine asi käitumine, et me lõpuni ilusaks mõelda asju kuidagi ei õnnestu ja hirmu taga tavaliselt, nagu öelda on see hüpotees, et raudselt juhtub midagi halba. Ma arvan, ma ennustan, et ilmselt juhtub midagi halba. Tegelikult me ei tea. Ja tegelikult siis tuleb proovida. Ja ainult läbi selle, et me hakkame vaikselt katsetama, siis on võimalik saada seda kogemust, mis tegelikult juhtub. Ja on võimalik saada seda psühholoogide keelega korrigeerivat kogemust. Ehk siis selle kohta, et mu pea alguses ennustab mulle mingit jama, mis tekitab hirmu, ma lähen proovin ja saan hoopis võib-olla teistsuguse kogemuse, mis on mingi, et tegelikult ei saanudki surma. Ei värki, on ju. Ja siis on järgmine kord mul kohe oluliselt lihtsam, sellepärast esiteks juba mingis olukorras mul saab olla peas ka see mõte, et oota, et aga äkki juhtub mingi katastroof ja samas sinna kõrvale saab tekkida see, et eelmine kord ei juhtunud ju. Kust ma siis tean? Et mõtted lähevad lihtsamaks ja iga kord järjest hirm väheneb ka. Mul on teile viimane küsimus. Tähendab tavaliselt 10, ma igaks juhuks ütlen, aga see on väga hea, kirige see tagasi, kuulake uuesti, kuidas praktiliselt ei, see on tõsi, me peame kõigepealt hakkama neid märkama, neid asju ja teadvustama ja siis me saame seda muuta ja tegema. Ja see on see, et see hirm muutub iga korraga väiksemaks, mida rohkem sa mingis olukorras, näiteks on inimesi, ma tean, kes ei julge võõrastele tere öelda. Ja sa hakkad ütlema ja üks hetk sa mõtled aasta pärast, issand, näed, ma polegi mõtelnud, et mina ütlesin tere. Ja ebamugavusega on võimalik ennast harjutada, et sa ei pea tegema kohe seda maailma kõige suuremat sammu, vaid sa võid ka võttagi eesmärgiks näiteks, et ma ei tea, iga nädal, kui iga päev on palju, iga nädal ma teen midagi, mis on mulle natuke ebamugav. Lähen, ma ei tea, tali suplema või lähen proovin midagi uut, lähen panen ennast sinna olukorda, kus ma... Kohe jää appu. Aitab muudatustest. Nii, aga tõesti, viimane küsimus päriselt. Ja see on selline küsimus, et mida sa praegu kohe ette võtaksid, kui sa oleksid julgem? Kuulajad, vaatajad võivad mõelda, aga... Spetsialist vastab kõigepealt. Spetsialist, kes on kutsutud julguse spetsialist. Mida sa võtaksid, kui sa oleks julgem? Läheksin Amsterdami elama. Ei, mul on, nagu mul on südames, ma käisin 1 aasta Amsterdamis üksi lihtsalt reisimas.
ja mul oli nii hea kogemus. Ma lihtsalt, need inimesed olid nii toredad, kes seal olid, see ühiskond on nii erakordselt küps ja ma saan üldse aru ka, mille pärast ta on kogu meie demokraatliku ja liberaalse ühiskonna häll, mida ta ka on. Ja seal on ju väga palju rattateid. Ma mõtlesin ja seal on väga palju rattateid ja seal on lihtsalt nii toredad inimesed, et jah, mul nagu ja no teine asi oleks see, teeks oma puutöökoja. Kui oleks nagu kohe niimoodi võtaks julgelt ette, siis tahaks need asjad ära teha. Jah, lihtne, kiire vastus. Jah, Dagmar. Ma jään hätta selle vastusega, sest ma küsin enda käest seda küsimust üsna sageli. Just, et mida ma teeksin, kui keegi ei näeks näiteks. Mida ma teeksin, kui ma teaksin, et ma ei saa eksida näiteks. Mida ma teeksin, kui ma saaks teada, et pool aastat on elada, et kas ma siis teeks mingeid teisi valikuid kui neid, mis ma olen teinud täna. Ja mul ei tule kohe head mõtet, mida ma teisiti teeks ausalt öeldes või mida ma oskaks teha teisiti. See on ju hea. Mina, eile seda vaadates neid küsimusi üle, siis ma jäin sellele küsimusele eriti mõtlema ja siis mõtlesin, mida, et ma teiste käest nagu küsin, et ise poed ikkagi aju tahab ju kogu aeg nagu mugavamalt, on ju. Ja siis mõtlesin, ja siis ma tegin kohe ära. Ma olin eile väga haavatav ühes olukorras. Ma otsustasin, et okei, et kui ma teistelt küsin ja tahan, et nad teeks neid samme, siis ma võiks ju ise ka ikkagi teha. Ja jagasin ühte mõtet inimesega, mis tegi siis mind väga haavatavaks. Ja sellest tuli väga ilus vestlus. Ja see on üldse õudne. Ja tavaliselt tuleb ikkagi jah, kui ei ole tegemist psühhopaadiga, siis üldiselt tegelikult tavaliselt tuleb nagu päris hästi. Üks huvitav veel, et pikendada seda saadet, mis on juba võib-olla niigi pikk, aga lihtsalt see raamat, ma ei mäleta, mis selle raamatu nimi oli, kus räägiti sellest, kuidas muudatusi teha. Siis seal, minul on ka see kogemus on ju, vaata, mul oli see entsefaliit ja borrelioos samal ajal. Ma olin ju nii-öelda surmasuus ju vahepeal, mis nagu minu jaoks lõi ka hästi selgelt mingisugused prioriteedid paika ja tegi mingisugused elu muudatuse, ma lõpetasin suitsetamise ära, kõik mingi Aga et lihtsalt et üks võib-olla praktiline nipp, mida see naine ütles seal selles raamatus ka, et mis hetkedel on kõige kasulikum nagu muudatusi teha, on siduda need mingisuguste oluliste daatumitega, et see aastavahetuse värk on ju, see on küll natukene nagu siuke imelik asi, aga tegelikult sellised asjad nagu toimivad, et kui sa paned endale siuksed väiksed rituaalikesi ja ehitad, et 30. sünnipäeval ma nagu teen otsuse, et siis see tegelikult see tõenäosus, ta ütles, seda on nagu uuritud seal ka, see tõenäosus on nagu kordades suurem, et sa seda teed, kui see, et sa lihtsalt otsustad suvalisel kolmapäeval, et ma teen. Et see on natuke võib-olla selle lugude jutustamisega ka seotud on ju, et sa lihtsalt nagu tekitad endale pähe mingisuguse tähenduse ja siis ajad seda tähendust nagu eesmärki taga rohkem. Aga lihtsalt, et see on ka siuke nagu hea trikike, nipike, mina lihtsalt nagu nägin seda ja seal üks asi oli, et haigus. Mingisugune raske haigus on väga hea muudatuste nagu tegemise platvorm ja mina lihtsalt ise tundsin seda väga selgelt, et jah, oli tõesti. Nagu, et seal sai nagu mingisugused prioriteedid läksid nagu täiesti ikkagi nagu teise kohta nagu paika. Ja. No nii, kas keegi tahab veel midagi jagada julguse teemal? Ma ühe mõtte viskan. Viska. Rääkides praktilistest nippidest, siis hirmu puhul on see tore asi ka, et hirm, nagu me enne rääkisime, et hirm ennustab tulevikku. Hirm on enne reaalseid sündmusi. Ja vahel see aitab teadvustada endale, et mul on praegu hirm selle tuleviku asja ees, aga tavaliselt, kui see kätte jõuab, siis tegelikult ei ole enam hirmus. Et see hirm ongi kõige kõrgem enne reaalselt üldse sündmust ennast. Ja siis ta tegelikult kaob ära tavaliselt. Ja kui me võib-olla lihtsalt võtame seda tundena, et see on järjekordne... See on mingi tunne, see on praegu selle minu fantaas ja minu muinasjutu põhjal tekkinud tunne, mis tegelikult läheb ära. Ja mida tegelikult veel ei ole. Jah. Mida ei eksisteeri tegelikult ju. Nii lihtne on see julgus. Olge ausad, haavatavad ja tegelikult hirmu ei eksisteeri. Jah. 3 inimest lähevad majast välja niimoodi. Appi. Igastest. Ja teate, üks asi veel mõte, mis mul veel oli, on see, et mis mind aitab nende julgete sammude puhul, on see, et ma mõtlen seda, et kas ma hiljem kahetseks seda.
et ma seda ei teinud või seda ei ütelnud. Kas ma nädala pärast, aasta pärast, kas ma siis, öeldakse neid suuri voodil on neid kahetsusi on ja mida sa ei teinud ja on ju mingi top 5 ja nii edasi. Ja ma tõesti mõtlen, et kas see, et näiteks sa ütled mulle ei, sa ei tule minuga sinna reisile, see ei on minu jaoks hirmutavam kui see, et ma pärast nagu kahetseks või. Ei, see kahetsus on ikkagi, äkki sa ütled ju jaa, on ju. Ehk siis see kahetsuse teema ka siia juurde. Täiesti nõus. Täiesti nõus, jah. Ja. Lõpetame üksmeelselt siis selle saate ja näeme järgmises saates. Aitäh, Sander, et sa tulid. Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.